tere tulemast taas siis meie podcasti Vahetund. Mina olen Elanor 10. Tehnost ja minuga istub siin ka Magda 12. kultuurist. Ja meil on siis 4. osa. Ja võtamegi siis kohe esimese teema, mis on siis 12. klassi aktus. Ja see oli kusjuures eile. Nii et me filmimegi praegu reedel seda. Ja noh, mida ma oskan selle kohta öelda? See oli nagu, ma tegelikult ei tea, kuidas varasemad need aktused on olnud, aga no meil oli lihtsalt niimoodi natukene nagu mõnusam, selline vähem ametlikum või nii. Muidugi pidi olema ilusti riides niimoodi, aga meil oli siin samas nagu aulas. Ja siin olid siis lauad väikese salatiga. Ma nägin neid postitusi ka Instagramis, et kõik koogid ja kõik. Jaa, ma üldse ei oodanud seda, et iga klass saab oma koogi. Ma olin nagu, et vau, okei, päris huvitav. Ja nii mulle nii meeldis see ka, et näidati kõikide neid, need, kes saatsid õpetajatele, siis nagu näidati kõikidel nagu lapsepõlve neid pilte. See on nunnu. Jaa, ja sa oled nagu, et oh my god, ma tunnen seda inimest küll ära. Aga siis seda sa oled nagu, et oh my god, ma ei oleks arvanudki, et tema on. Ja üleüldse nagu oli väga tore. Meil oli tehtud ka abiturientide selline väike koor, kus ma olin ka. Ja siis me laulisime aeg meil min üheskoos vist oli see. Selline laul, mis on nagu, ongi selline nagu lõpetamisele mõelda või noh, midagi saab otsa või midagi sellist. Midagi saab läbi ja siis laaldakse sellist tavaliselt. See oli päris ilus laul, mulle meeldis see. Ja üleüldse nagu see oli päris tore. Ma mõtlesin, et nagu, et okei, kui see pole nagu mingi selline, et istud, kuulad kõne, eks sa lihtsalt, ma ei tea, kas inimesed nagu tulevad, et kas nad tunnevad, et nad peavad tulema või mitte, aga tegelikult isegi oli väga palju inimesi siin. Nagu ma nägin, nagu see oli ikkagi täis. Ma olin nagu, vau, okei, see on päris tore. Ja söök oli ka hea, mulle meeldis see. Söök on alati hea, jah? Ja, siin ootab see siis 2 aasta pärast nüüd. Siis saab põhjusti 10. klassiad läbi nüüd. Peaaegu jah. Selles mõttes, et ei ole sinna enam kaua minna, et paar kuud veel ja. Just täpselt, nii et see on ootavaid. Aga see, kus sa olid, oli kaitseminister. Jaa, et meil käis ka kaitseminister koolis. Ja ausalt ka, mulle täiega meeldis see. Selles mõttes, et ma ootasin, et see on midagi igavamat, selles mõttes, et nagu alati on direktori kõne, et nagu vabandust, on natuke igava võitu, ma ei tea, mulle kuidagi ei istu need alati, et kui jah, aga see, et kuidas kaitseminister rääkis, see oli küll huvitav ja ma jäin nagu päriselt ka kuulama. Ja mulle meeldis ka see, kuidas kaitseminister nagu rääkis, ta tundus selline, ma mõtlesin, et äkki see on nagu mingi, ta istume nagu oleks mingi loengus, aga ta isegi nagu ei jätnud sellise loengu mulje, ta nagu rääkis ja siis ta küsis ka, ja ta oli selline hästi nagu vahva olemisega, nagu ta selline energiline olevat. No ma arvan, ta peab ka nii energiline olema, sest kaitseminister on päris tähtis töö, üleüldse nagu minister olla on tähtis või noh, vajab palju energiat, aga nagu see oli küll tore, et ta nagu selline krapsakas tundus. Muidugi nagu ma esimest korda seal sain teada, et seal nagu meie koolis käivad automaatselt need aknad lahti, et sa pead nagu mingi puldiga. Ja siis ma järsku kuulen mingid hääl, ma kõik nagu vaatasin, mis toimub, eks sa saad üles, sa need aknad avanevad. See on nagu, ma ei teadnudki, et see niimoodi käib. Ma mõtlesin, et peab mingi konksuga minema sinna tegema kuidagi moodi nagu lahti seda, aga ma ei tea. No see on loogilisem. Jaa, on küll. Ja nagu, ma arvan, et see on päris tore. Jaa, selles mõttes, et see oli küll väga vahva, kuidas ta üldse nagu rääkis küll vähe ja siis kohe küsis küsimusi, et kas kellegil on mingeid asju, mida tahab teada. Ja selle käigus tuli veel rohkem küsimusi, et sellega nagu, ma ütleks, et saab nagu rohkem infot teada, kui lihtsalt tuleb ta rääkima mingist asjast. Ja kindlasti see nagu jätab nagu nendest ministritest kuidagi sellise inimlikuma tunde ka, et ta ei ole lihtsalt nagu mingi tähtis nina kusagil tähtsal kohal või midagi. Et ta on nagu ikkagi inimene ka, ta on nagu tavaline eestlane, mis on tore, see nagu toob seda kokku. Aga just alles olid UPT kaitsmised ja
no sa küll oled praegu 10, aga mis ideed sul on? Paari kuu pärast siis või noh, ma lõpetan 10. ja siis järgmine aasta olen 11, mis tähendab, et mina pean ka oma UPT-d hakkama tegema. Ja mul on kusjuures praegu isegi idee olemas, mida ma üldse ei ootanud. See oli nagu, tuli minu juurde ise nagu tundus niimoodi vähemalt. Selles mõttes, et kuna ma olen tehnoklass, siis tehnoklassidel on niisugune valikkursus või noh, suunakursus nagu majandus. Ja sellega seostavalt toimub siis häkaton. Ma olen häkatoni sellest kuulnud, jah. Ja siis meie häkatoni teema oli siis Ahhaa-robo lahing, kuhu me pidime siis mingit fännikaupa tegema ja kõike. Ja me küll ei võitnud seda võistlust ära, aga Ahhaa isiklikult küsis meilt, kas me oleksime valmis tegema seda fännikaupa siis neile. Oh my god, see on nii äge. Ja siis, kui me käisime ka rääkimas nendega koosolekul, siis nad andsid ka idee, sest üks neist on ka meie kooli vilistlane. Siis ta andis meile idee, et me võime seda teha UPT-na ka, et nad on valmis aitama. Siis see oleks see oleks natukene nagu õpilasfirma moolaadne asi. Jah, midagi sellist. Okei, see on päris huvitav, see on nagu midagi, mida paljud ei tee, nii et see nagu jääks silma kindlasti. Selles mõttes, et mul on küll ka teised klassiad, kes teevad seda minuga, sest ma arvan, et ma üksi ei saaks sellega hakkama. Aga jah, nemad teevad ka seda UPT-ks ja mina teen ja see on niisugune vahva asi, mida teha. See kõlab ka tõesti nagu vahvalt, sest nagu Ahhaa on vaata selline, kõik teavad Ahhaad, eks ole, ja see on nagu ikkagi nagu vau. Nagu fännikaupa Ahhaale, see on tegelikult äge. Meie tehtud, vaata, ise tehtud, et siuke. Just täpselt, ise tehtud, hästi tehtud. Siis on endale uhke tunne. Sa kunagi ei mõtle sellele, et teeks ise mingile poole kaupa või eriti Ahhaale, aga siis tuleb siukene asi, pakkumine ja. Just täpselt. Ja mõtle, see on nagu, seda saab hästi kasutada ka nagu tulevikus ka, et sa saad nagu panna kuhugi kirja, kui tahad minna ülikooli kuhugi kindlasti kohta, siis sa saad kirjutada. Kindlasti meil ka öeldi, et me saame ka CV-le selle panna ja see on nagu väga hea, see on nagu ülihea selles mõttes, et... Mõtle Ahhaaga koostööd gümnaasiumis. No kuule, kes ei tahaks sellist... Kes veel? Kellest sellist inimest endale tööle, kellel on kogemus. Aga nagu kui meil on nagu UPT teema, siis AI on ka sellesti nagu aktuaalne teema praegu ja UPT-s ja kontrolltöödes, et mis sa arvad sellest? Kuidas nagu AI kasutamine siis UPT-s ja? Selles mõttes kontrolltöödes ma väga ei saa öelda, et jah, kasuta seda või midagi siukest, et kontrolltöö on ikkagi, et sa pead ise teadma mingit teemat ja midagi, aga UPT-des selles mõttes ma arvan, et AI kasutamine on okei nii kaua, kuni sa nagu ei küsi, mida ise nagu, nii kaua, kuni AI ei kirjuta sinu eest ära seda. Et selles mõttes, et nagu mingite linkide jaoks või küsid talt, et otsi mulle selle kohta mingid linke või veebilehti, et selle mõttes, et nagu mingid väikest asjade jaoks ikka, aga mitte selle jaoks, et ta kirjutaks sul nagu terve UPT nüüd ära. Ja meil oli, sa veel ei tea, aga meil nagu, kui tuleb see UPT kursus, siis seal räägitakse ka AI-st ja seal on ka niimoodi, et sa võid kasutada seda UPT-s, aga nagu sa pead viitama talle. Et see on nagu selline allikas või niimoodi. Ja nagu mina arvan ka, et nagu UPT-s ta võib kasutada samamoodi, et nagu nii kaua, kuni sa ei lase terve tööd enda eest ära kirjutada, siis nagu nad saavad kohe aru, et nagu see on mingi AI-ga tehtud või midagi sellist. Ma arvan, et õpetajad on juba aru saanud sellest, et... Ja nagu, aga kontrolltöödes ja nagu seal ma ka eriti... Selles on asi niimoodi... Kontrolltöö on natuke väiksem asi kui UPT. Ja selleks on nagu, selles mõttes, seal on sul nagu materjal olemas ja kõik, nagu sa koolis seda õppinud. Et võrreldes UPT-ga, mida sa pead ise tegema nagu või midagi, et sa ei saa minna eraldi mingi tunde, okei, tegelikult sa saaksid, aga nagu jällegi see on sinu oma asi, et nagu kuidas, et nagu, et jah. Kontrolltöös nagu, kui sa nagu teed kontrolltööd, samal ajal lased nagu sellele chatil nagu lasta, siis on küll nagu, et nagu ei, sest nagu sa pead ise teadma seda ikkagi. Ja ma üldse mõtlen, et kui on näiteks sul mingi ajalootöö,
siis kuidas sa kasutaksid nagu ma mõtlen ka AI-d sellega, et seal sa ei saagi väga nagu midagi küsida, kui Jaa, vastust nagu täpselt. nagu ja nagu õppida AI-ga, no seda saab kasutada, aga no sa pead hästi kontrollima, Jaa. et nagu kas see on nagu õige jaa, et kas see informatsioon, mis sa saad sealt, on nagu õige. Pluss nagu miks sa peaksid AI-d kasutama nagu kontrolltöödes, kui no kontrolltööks õppimiseks, kui sul on nagu õpikud, slaidid, kõik materjalid Jaa. olemas, sa saad lihtsalt sealt õppida nagu. Et nagu selles suhtes on nagu ses jaa. mõttes võib-olla, kui sa tahad nagu rohkem õppida juurde, siis see on alati võimalus, aga jällegi, kas see on nii õige või Jaa. kas noh, ses mõttes, et AI võib sul teistmoodi õpetada kui õpetaja sul, et see on ka jaa, just täpselt. Ta võib sulle mingi teistsuguse nagu lahenduskäigu teha või niimoodi. Aga vaheaeg on tulemas. Nagu On, nüüd tulebki vaheaeg Jah. tegelikult. Ja mis on siis sinu plaanid näiteks? selles mõttes mul see vaheaeg on vähe plaane praegu, et ma võtan ikkagi seda kui natuke suve algusena ka, Puhkust, jah. et puhkusena, et praegu on natuke olnud siukene, kuidas ma ütlen, rets siukene koolilõpp, et jaa. tegelikult tahaks nagu väga suvele juba minna. Ei, see on tegelikult aus sama. Ma nagu ei jõua arvata, millal suvi tuleb, aga samas ma kardan. Sest mul on kõik sisseastumised ja nagu kõik need muud värgid-särgid ja eksamid, eks ole, nii et nagu see tähendab, ma pean need läbima enne, kui ma suvele saan ja ma nagu see on veits ja see on rõõmus hirmus. tekitav ja pluss nagu mu noh, see vaheaeg hakkab, esmaspäeval tuleb mul eesti keele eksam, nii et nagu ma ei saa kohe minna. natukene teistmoodi see vaheaeg. jaa, aga noh, õnneks see on ainult nagu esmaspäev, siis ülejäänud see on nagu vaheaeg ikka, keegi ei kutsu mind tagasi kooli. Aga ega mul ka eriti pole plaane vaheajal, ma arvan, et praegu ma kindlasti reede, laupäev, pühapäev, mis nüüd on, ma õpin, eks ole, eesti keele eksamiks, aga no pärast seda eksamit läbida, noh, kui ma läbin selle eksami ära, eks ole, siis ma lihtsalt puhkan ja saan oma sõpradega kokku, hängin nendega, olen niisama, teen oma portfooliot, sest mul on vaja seda teha ülikooli jaoks ja kirjutan enda esseed ja värki-särki. Ja üleüldse nagu, ma ei tea, see ei ole eriti siis. jah, see on siukene raske asi, mida teha. Jaa, Ikkagi. nagu võib-olla nagu jooksva, ei, tegelikult mul on vahel, ma lähen sünnipäevale. Jaa, okei, see on üks asi, mis kindlasti on nagu midagi, mis on plaanitud. Et nagu sünnipäev, aga see on ka põhimõtteliselt kõik. no jah, mul klassiõde teeb oma bändiga Jämmi ja ma lähen seda kuulama. Okei, kas tal on nagu, kas see on nagu koolibänd või see on eraldi bänd? see on eraldi, neil on üldse kuskil Helleris vist või midagi, et teen endale shout-out'i, mis nende nimi on? ma ausalt praegu ei teagi niimoodi peast, et Kuidas siis niimoodi? jah, aga kuna eelmine kord, mis see oli, ma ei mäleta isegi, millal mul klassiõde eelmine kord kutsus ka, aga siis ma ütlesin, et ma ei saa, mul on trenn. Ja siis seekord ta nüüd kutsus ka ja ma mõtlesin, et tead, kui see on vaheajal, siis nagu ma võin ikka minna, et Jaa. see on Võib ikkagi näidata enda nagu toetust ja kõike seda. See on tegelikult päris huvitav, see on tegelikult äge, et nagu klassis siseselt võib olla selliseid toredaid nagu tutvusi, kes nagu kutsuvad sind kuhugi ägedatesse kohtadesse ja nii. ja. Et aga jah, ja kui me nagu suvi tuleb lähemale, kooli lõpetamine on, sul veel on nagu paari aasta pärast kohe. Mul on veel aega sinna. Jaa, aga mul on see juba ukse taga. Ma olen põhimõtteliselt poolenisti juba uksest väljas. Nii et tegelikult ma ootan kooli lõpetamist. Mul muidugi on nagu, kui ma mõtlen selle, siis mul on ka kergelt on kurb, sest nagu mul on niimoodi, et ma tulin maakoolist, eks ole, väiksest maakoolist, seal on nagu kooli väärtustamine hästi suur. Siis nagu ma olen selline inimene, kes väärtustab oma kooli nagu suht nagu palju ja nagu Tamme on olnud väga ja tore kool. ja just täpselt, ma olen nii rahul, et ma valisin Tamme, sest Tamme on tõesti nagu imeline kool. Võib-olla see kõlab väga patriootlikult, aga nagu see on. Ma olen täiesti selles, et Tamme gümnaasium on nagu üks parimatest gümnaasiumitest. Ja nagu see on nii kurb mõelda, et nüüd ma lähen ära, eks ole,
12-ndikud ei ole enam, need 12-ndid ei ole enam koridoris, vaata. jah, minu need paralleelikad, ma enam neid ei näe, eks ole, ma enam ei Jaa. kõnni, eks ole, kooli peal ringi ja ei vaata nendele täna oli vastu niimoodi. täna oli ka esimene söögivahetund, läksid sööma, siukesed väiksed nagu järjekorrad olid seal ja see oli nagu, alguses sa kohe mõtled, et mis toimub, et nagu Jaa. nii vähe inimesi, tavaliselt on palju rohkem ja siis sul tuleb meelde, et 12 ikka pole ju koolis. ja just täpselt. nagu ma mäletan, kui ma olin ka 10-s, 11-s, siis oli ka, ma vaatasin kogu aeg, et vau, siis kui 12-ndega enam ei olnud nagu, enam polnud tunde, siis nagu oli nagu vau, nii tühi tundub see kool olevat. Ja see on nagu natukene kurb ka vaadata, sest nagu sa tuttavad näod nüüd lähevad ära, tulevad uued peale. Ja üleüldse nagu, mul on nagu 11-ndikest ja nagu 10-ndikest ka nagu tuttavaid, eks ole. Ja nagu kurb on ka minna ära, ei näegi neid enam, eks ole. kindlasti. ei, mina enam ei saa istuda siin aulas, teha podcast'i koos sinuga, eks ole. Siis nagu ma lähen ära ja siis enam ei olegi. Aga noh, tegelikult see lõpetamine on ka hea, sest nagu see on üks suur etapp, vaata, ja siis läheb uuesti nagu uus tee avaneb ja jah, kindlasti. lähed eluga edasi. kuigi ma natuke kardan, et ma jään ikkagi oma gümnaasiumiklassi igatsema, kui mina lõpetan, et jaa, sama. tegelikult praegu kümnendana ma saan öelda, et minu klass on ikka väga vahva, et nagu kõik on väga toredad ja kõik on siukesed, oskavad öelda midagi ja kõik, et ma ei tea, see on nagu, kõik on omapärased ja see teeb just kõige paremaks, ma arvan, selle. ei jaa, see on väga-väga nagu, sul veab väga, kui sul on hea klass. Nagu meil on ka hea klass ja niimoodi, et meil on väga toredad inimesed seal ja ma ütlen ka, et ma olen ka väga vedanud, et mul selline klass tuli, sest see on väga nagu vaata, selline hit or miss nagu 50-50 võib-olla, et nagu kas tuleb hea klass või mitte ja siis nagu see ikkagi muudab päris palju su kooli nagu sellist elu. kindlasti. Aga nagu, ma ei tea, lõpetamine, see on ikkagi tore. Ma olen juba mõelnud nagu, mul vist on isegi lõpetamise kleit olemas, nii et nagu vähemalt ma pean tellima selle ära, aga nagu idee on olemas. idee on olemas ja ta on mul silme ees. Ta on mu arvutis. Mul on pilt olemas. Aga nagu ma lihtsalt pean tellima. Aga tegelikult see on päris tore ka. Sest jaa, noh, eks ma kindlasti jään igatsema seda. Ja kas sul on ka siis plaan ja pärast kooli lõpetamist ka midagi teha? No ma lähen suvel, ma loodan tegelikult, ma ei tea, see ei ole kindel, aga ma tahaks minna uuesti Lottemaale tööle suvel ja ma proovisin see aasta castingule ka minna, see oli mu teine kord, kui ma proovisin, kahjuks ma ei saanud sisse, ma olin nagu napilt, ma olin täpselt nagu, nendel oli mingi, nad võtsid mingi punktisüsteemi seekord, nii et nagu ma panin punktide järgi ja siis ma olin nagu suht piiri all ja niimoodi, mis oli kurb, aga ma lähen uuesti, tahaks minna toitlustuste, sest nagu ma olin eelmine aasta seal toitlustuses ja see oli tõesti nagu, mulle isegi meeldis, sa saad ikkagi olla nagu seltskonnaga koos nagu nende näitlejatega, nagu ma tean päris palju nagu neid näitlejaid sealt ja niimoodi, lihtsalt mul on tunne see, et nagu kui ma olen toitlustaja ja ma tahan näitlejad, siis ma tunnen, et see on nagu kerge selline nagu rollide vahe või niimoodi, aga nagu muidu nagu see on tore jah, ma tahaksin sinna ma ei tea, kas sa oled Lottemaal käinud? Jaa, olen küll. Väiksene küll. Ma ei tea, kas siis oli see suur kohvik olemas seal? Ma isegi mäleta, tead. Ja see ma isegi, minu meelest, kui ma olin väike, käisin seal, siis seda veel ei olnud. Aga igatahes seal oli üks suur kohvik, mis on nagu restoran. Ja siis nagu ma olin seal ja ma loodan, et ma saan sinna tagasi. Sest siis ma näen nagu, mis toimub platsil. Ma näen näitlejaid ja ma näen kontserdid. Jaa, kontsert on alati vahvad, selles mõttes, et... Aga kas sul on ka mingit suvetöö või mingit üldse suveplaane? Selles mõttes, et nagu ma rääkisin, siis ma teen UPT raames sellega Ahaga koostööd ja ma arvangi, et suvel ma siis lõpetan selle asja ära, et teeme kõik valmis ja ostame mingid kuskilt prototüübid ja vaatame, et kuidas saab üldse ja et saaks nagu uue kooliaasta alguseks see valmis, selles mõttes kõik see töö. Ja siis ka kindlasti me lähme perega reisile, nii et see on ka siukene. Kas te kuhu te plaanite minna? Meil on praegu plaanina kuskile Bulgaaria
juurde . Bulgaaria , okei , see on huvitav . aga see on veel kõik siukene mustandil , et me ei oska veel öelda , kas ta , kuhu täpselt ja kõike . ei no õnneks vaata aega on . jaa . meil on , praegu on aprillikuu ja märts on veel ees , nii et veel on aega vaata planeerida . märts . tähendab mai . täpselt . vaadake , ma ei tahaks siit koolist ära minna , et ma kohe hakkan ajas tagasi minema Jaa. . see , ärge laske mind siit ära . ei ja nagu , ei ja mul , ma ei tea , kas mul ei ole nii palju suveplaane , mul vist ongi see töö , see noh , võtab suht palju minu ajast ära . nii et noh , jah , ma ei tea . jaa . aga nüüd me võiksime võtta oma hot takes'e jaa ka . just täpselt . ja siis esimene on meil siis selline , ehk siis mulle ei meeldi , et kõike peab või on pinge seda teha , pildistama , filmima ja postitama , et näiteks sõbrapäevast osa võtta või mõni üritus toimub . et ma ütleks , et see on jällegi oma asi , et kuidas sa ise tunned , et selles mõttes , et ma saan aru , ma arvan , et see on võetud sellest , et kui oli meil siin koolis , oli see sõbrapäeva see värk , et pildista ja saa auhind või midagi ja siis siukene , et äkki see on sellest võetud , ma ei tea . aga ma arvan , et see ei ole väga pinge selles mõttes , et sõbrapäeval mul tuli ka üks klassiõde vist roosas , ma ei mäleta , kas ta tuli või mitte , aga mul on tõesti üks klassiõde , keda ma tean , et talle ei , ta ei soovi , et teda pildistatakse ega midagi ja ta proovib üldse nagu olla pildist väljas ja ma arvan , see on nagu okei , et ta teab seda ja ta ütleb seda ja keegi ei nagu ei anna talle pinget seda , et nagu tegelikult sa pead midagi , et lihtsalt küsitakse , et kas keegi tahab olla või mitte , siis ta läheb ära pildilt ja korraks tehakse pilt ära ja ongi kõik , et selles mõttes pinge , ma arvan , seal väga ei ole . jaa , ma arvan ka , et ma vist saan aru , et see pinge võib tekkida . aga see , ma arvan , kas oleneb ja nii nagu inimestest , tegelikult on nagu päris paljud teevad ja pilte nagu mingi , kui nad lähevad välja , siis nad nagu mingi on nagu , et okei , ma pean nüüd sellest väljaminekust tegema pilte , et ma pean sellest nagu toidust tegema pilte ja niimoodi . et nagu ma arvan ka , see on nii , oleneb inimesest . nagu esiteks ma arvan , et kui sul on see pinge , et sa pead , et sa lähed välja ja sa pead pilti tegema , siis ma arvan , et sa pead vaatama natuke enda sisse , et miks sul see pinge tekib , et nagu kas sa püüad midagi näidata välja sotsiaalmeedias või midagi , sest tegelikult keegi ei ütle sulle , et nagu , et sa pead tegema sellele pilti , kui see just ei ole mingi Tamme TV või mingi midagi siukest , et selles mõttes , et aga kui see on sinu oma isiklik mingi konto või midagi , siis nagu keegi ei ütle väga seda sulle . ja mul on , ma tahaks teha pilte , eks ole , aga mul näiteks on niimoodi , et mu kaamera pole hea , nii et see nagu , see oleneb ka , et nagu millega sul üldse võimalik on teha pilte või filmida . seda küll . nii et ma arvan ka jaa , et nagu kui sa tunned , et sul tekib pinge , siis nagu sa peaks jah vaatama , et kas see on äkki seltskonna pärast , kas need seltskonnad on nagu tee pilte , eks ole . et kui sa pole selline inimene , kes nagu automaatselt teeb pilti , siis see on okei . sa ei peagi olema nagu mingi keegi , kes nagu pilti teeb , et nagu neid inimesi on veel . et see on okei . see on ka okei , selles mõttes , et isegi kui sul on seltskond , kes ütleb , et tee sellest pilti , tee sellest pilti või keegi ütleb , et tee endast pilti , siis lihtsalt ma ei tea , sa ütled , et sa ei taha teha või et nagu selles mõttes ei on alati ka vastus . jaa , just täpselt . nagu ei peab julgema ütlema . julgus peab olema , et ei öelda . see on parem sõnastus . mul tuleb eesti keele eksam , ma pean harjutama , et ma teen korrektseid lauseid . aga meil on siin teine siis , et gaseeritud vesi maitseb nagu staatiline elekter . mulle ei meeldi gaseeritud vesi . mulle ka ei meeldi . ma nii , et nagu minu meelest see on nagu soolane või midagi . jaa , see on nagu , see on nii imelik . see on nagu minu meelest nagu ma tegelikult isegi nõustun selle hot take'iga nagu . ma arvan . aga see on jällegi , ma arvan , inimese maitsest . jaa , see oleneb . mul ema küll joob gaseeritud muisaga ja ma üldse ei saa aru , kuidas . reaalselt sama , mu isa , kui ta nagu , ta ütleb , et see on nagu väga hea vesi , mida juua , kui sa oled haige . et nagu
et see on nagu meil, see on mineraalivesi, eks ole, ma saan sellest aru ja kuidagi aitab, eks ole, aga nagu I'm sorry, aga kui keegi annab mulle gaseeritud vee, eks ole, siis ma olen nagu, et mis sa andsid mulle praegu? Vesi ei pea niimoodi mullitama. Jaa, ma armastan tavalist vett, see on nagu mu elu armastus, eks ole. Aga gaseeritud vesi, mulle meeldib seda, kui ma saan miksida nagu gaseeritud vee ja mingi mahla kokku, siis see on nagu isegi normim. Aga kui see on tavaline gaseeritud vesi, siis ei. Jaa, siis see on küll siukene. Jaa, ei, ma nõustun sellega, et nagu ma ei saa öelda. Ja nüüd 3. hot take on siis, et sotsiaalmeedia ei tee inimesi lolliks, see lihtsalt näitab, kes juba on loll. Ja ma ei tea, ma ütleks, et see on siukene nii ja naa vastus, et selles mõttes, et kui me vaatame näiteks täiskasvanuid, kes on sotsiaalmeedias, siis võib-olla sa näed kes on siukene omapärasem või midagi siukest. Et nagu võib-olla see näitab, et kes on juba siukene, ütleme, ei ole kõige targem. Aga laste puhul ma võiks öelda, et neil küll see tõesti mõjutab seda. Jaa, kindlasti. Et kui sa annad väiksele lapsele, oh my god, mingi tahvli kätte TikTokiga ja mingi Robloxiga, siis see tõesti nagu mõjutab tema arengut, seda küll. Ja nagu, kui sa üks asi, mida ma ei tahaks enda lastele teha, on see, et no, kui nad on nagu väiksed, siis ma annan nendele söögi eest nagu mingi tahvli, et see on välistatud. Ma olen näinud varem, kuidas väiksed lapsed nagu restoranis on nagu mingi ekraan on ees, nad söövad, ma olen nagu, mida ma näen praegu. See on minu meelest nii halb asi, mida enda väiksele lapsele teha, kuna see tekitab sõltuvust. Jaa, see on jah. Ses mõttes pärast ongi niimoodi, et nad ei saa mitte kuskil käia ilma selle tahvlita. Ja see teeb asja veel raskemaks. Jaa, reaalselt. Ma ei tea. Nagu ma unustan ka sellega täiskasvanutele nagu, et kui sa annad, kui täiskasvanul ongi nagu mingi sotsiaalmeedia nagu konto ja nad postitavadki sinna midagi, siis see tõesti näitab, et nagu, et okei, see ei teda lollimaks, vaid see näitab, et mis lollu seda valmis tegema, eks ole. Ja nagu lastel nagu, võib-olla nagu teismelistel ka natukene, aga samas nad ikkagi nagu kuidagi kasvavad, nii et see nagu mõjutab. Ja ma arvan, et tegelikult ma nõustun ka sellega, et see nagu väikestel lastel nagu võib teha lollimaks, kuna nad ikkagi õpivad, nad ei tea kõike, vaata, mis maailmas on. Ja see on ka, et ma olen kuulnud ka, et väiksed lapsed kuskil lasteaias ei oska väga mingi teha näiteks sellest A4-st ruut või midagi, nad ei oska nagu, nad ei saa aru sellest nii nagu päris eluna, sest need on nii nagu tahvlis ära. Vau, mida? Ma ei teadki seda. Sest tahvlis kui sul on nagu ristkülik ees, siis sa tead, et sealt lükkad nagu, teed mingi osa võtad ära, siis on ruut. Aga paberina sa pead voltima seda, et saada ja nad ei saa sellest aru. Oh my god, see on nii, my god, okei, ma ei teadnud seda üldse, aga nagu... Ma ka ei teadnud, aga siis meil räägiti sellest ja võib-olla selles sotsiaalmeedias võib seda teha ka, võib räägida sellest ka. Selles mõttes, et võib-olla mitte isegi sotsiaalmeedias, aga kõik need nagu mängud ja kõik siukesed asjad, et need ei tee tõesti nagu targemaks neid. Selles mõttes, ma ei oska nüüd öelda, kui nad mängivad mingid targemad, mängivad mingid malet või midagi siukest, siis okei, aga kui see mingi Roblox või siukene, siis ma tõesti, ma arvan, et see ei tee kõige paremaks neid. Ma arvan, et need, kes, see, mis nagu näitab, et inimene on loll, siis ma pakun, et võib neid mingi meestest, neid influencereid nagu suunamudijaid nimetada. See näitab, et nagu, et vabandust kuulajatele, kes armastavad neid, aga minu isiklik arvamus on see, et kui sa nagu kasutad sotsiaalmeediat, et nagu mingid sellised vaateid jagada, siis see pigem on loll. Et see nagu ei tee siin lolli, see teeb noori inimesi lolliks, kes kuulavad neid lolli inimesi. Ses mõttes, et kõigil on kindlasti oma vaateid ja kõik asjad, aga nüüd sa ei saa nüüd mõelda, et kõik nagu mingi biljon inimest, kes meil siin maa peal on, nõustuvad sinu vaatega. Et see on liiga palju, selles mõttes, et võib-olla paar tükki ikka nõustuvad, aga sa ei saa mõelda, et nüüd kõik või nõustuvad. Ja sama on sotsiaalmeediaga, sest sotsiaalmeedias on hästi palju inimesi ja sa ei saa
ma olen nagu mõelnud, et kõik nüüd nõustuvad minuga. erinevad arvamused ja kõik Mhm. seda on. Et nagu jah, ma arvan, see on päris hea nagu kokkuvõte sellest nagu Jaa. sotsiaalmeedia teemast. Aga noh, see oligi siis meil kõik. Kindlasti kuulake meie eelmise episoode. Kui te olete juba kuulanud, siis kuulake veel. Kuulake seda episoodi ja tulevasid episoode. Kindlasti andke meile tagasisidet, kui te tahate. Saatke meile veel hot take'e, meil on neid hädasti vaja. Julgelt võite saata. Me võtame me võtame sellised kõik toredad. vastu selles mõttes, et Jaa. nagu okei, mitte päris kõike, aga siukesed toredamaid me Jaa. võtame ikka vastu. Nii et kindlasti saatke meile neid. Ja Mhm. me näeme teid järgmises episoodis.